Vau! Ei, ma ei ole mingi boss, sellepärast et esiteks neid bosse on Eestis jalaga segada ja teiseks ladina keeles tähendab boss kesksoost veist ehk härga. Mulle üks ülikoolis õppiv metsavaras ütles, no vaat vanasti õpiti ülikoolis hobusevargaks, nüüd õpitakse metsavargaks. Muide, ma ise õpin praegult inglise keelt, et aru saada, millest Eesti eurolaul laulab. Sellepärast, et vau! Kui sa mind ei armasta, siis ennast surnuks joon, tablette söön ja ennast üles poon. Mõni laul on kohe niukene ilus, õrn ja hingeline. Siukest laulu kuulad korra, tahad veel korra kuulda ja siis juba laulad ise. Ja kui sa mind ei armasta, siis lõpp on lool. Tablette söön ja ennast surnuks joon. Niuke ilus viis. Ja mis kõige tähtsam, sõnum on noortepäraselt optimistlik, Eesti rahvalaulule tuginev. Süda nutab, aga hing paneb pidu. Muidugist, kui õhtust hommikuni igast erinevast Eestimaa raadiokanalist ikka kuulad, et ja kui sa mind ei armasta, siis lõpp on lool. Tablette söön ja ennast parlamenti joon. Oi, hakkab juba mõjuma. Sõnad hakkavad sassi minema. Eks selle ühe laulu ära leierdamisega on nagu minu ämma laua hõbedega. Kui tihedamini kui kord nädalas kasutad, hakkab sära ära kaduma. Ja vaat omal ajal näituseks leierdati ära see, korraks vaid, siis see veel ära joo purju ennast ema, kui isal on tankistide päev. No ja sellest põdral maja ja tead kuri jahimees ja jänes on koputaja ja sellest ei maksa rääkidagi laulmisest kõnelemata. Aga vaat nüüd hakkab juba samasse niši minema see, et kui sa mind ei armasta, siis lõpp on lool. Edela raudte maha müün, õigemini kuuled. Üle kuulamisest hakkab sassi minema. No mis sa teed, kui hommikust õhtuni ikka kogu aeg kuuled, kõik läheb sassi. Ükskõik millest ka ei mõtle, kohe hakkab kõrvus helisema. Ja kui sa mind ei armasta, ja siis ma mõtlesingi ükskord, et enam ei kuula Eestimaa raadiume erinevaid saatejaamu ühe ja sama muusikaga kohe terve päeva. Tõin kapi tagant välja oma vanaisa vändaga grammofoni, pühkisin tolmu, nagu öeldakse, puhtaks platsi, panin plaadi peale, väntasin ja tuli. Vaikne kena kohakene, kõige kallim surmani, armas isamaa ja kene. Kus ma tablette söön ja ennast surnuks joon. Tead, ma ehmusin, keerasin plaadil teise poole ja seal üks õrn naisterahva tiiskant edestas mulle sõnumit. Ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta. Ole minu ämblik mees. Sest kui sa mind ei armasta, siis vaat nii, tšau, pläu, lehva, korraks vaid. Hommikuti virgun, minul tuleb raske päev. Ma ajan selja sirgu ja naiste poole lähen. On ühel nimeks Susi ja teisel Mary Jane. Ma selles asjas usin, mis neile olen teinud. Jah, ma olen elumees, kuid iial elu sees. Ma ei anna lubadusi, et mu saab neil mees. Ma olen mõnus mees ning mul on võlu sees. Kui ma nende kallal pusin, sees veri keeb.
minust viski lõhna levib ja mul puudub Cadillac. Mul on nii vana sevi, mis näeb välja nagu käkk. Kui mul Susiga on kohting, sellest Mary Jane ei tea. See võib olla liialt ohtlik, aga issand küll kui hea. Ma olen elumees, kui tiial elu sees. Ma ei anna lubadusi, et must saab neil mees. Ja ma olen mõnus mees ning mul on võlu sees. Kui ma nende kallal pusin sees verikeed. Kui koidu valgus, kui ma olen nende juurest läinud. Ei nad pahandagi, kuna on nii hea, et olen käinud. Mul ei ole pikalt püsi, sest mu rinnus keeb puraas. Kumbki minult seal ei küsi, kas ma külastan neid taas. Jah, ma olen elumees, kui tiial elu sees. Ma ei anna lubadusi, et must saab neil mees. Ma olen mõnus mees ning mul on võlu sees. Kui ma nende kallal pusin sees verikeed. Ma olen mõnus mees ning mul on võlu sees. Kui ma nende kallal pusin, siis must saab vast mees. Jah, ma olen mõnus mees ning mul on võlu sees. Kui ma nende kallal pusin sees verikeed. Ühel päeval kuulsin raadiost head nõu. Ärge muretsege minevikku ega tulevikku pärast, elage üks päev korraga. Me saime tädiga selle sellise impulsi, et me otsustasime kogu koonerdamisele lõpu teha. No mis elu see on? Iga päev ainult verivorst või Lõuna-Eesti tangupudru. On see mõni elu? See on sitasitika elu lahja ruuna pabulate peal. Elame üks päev korraga. Ja päev oleks ilus nagu meie suurustel. Jaotsime tädiga tööülesanded ära. Mina ostan kokku oma töötu abiraha eest Hollandi roose, California puuvilja, Prantsuse veini. Tädi ostab kokku oma elatisraha eest peened Šveitsi šingid ja Stockholmi šekserid. Loomulikult mitte kuskilt odavast poest, vaid ikkagi Comeksist või Amerestist. Oh sa poiss, kui ma 3 apelsini ja tututäie Hollandi roose ma olin ära ostnud, jäi mul Prantsuse veini no Prantsuse veini jaoks jäi ainult 8 krooni 95 senti. Sellest ei saanud Stockmannist isegi odavamad pakkepaberidki kätte. Aga Pasternaki tänava putkast Lasnamäel ma sain veini kätte. Made Moldova. 6% sahara, 14% spirti. Selle oli väga ilus nimi. Isabella. Siis tuli tädi ja ütles, et tema läks ka natuke teistmoodi, kui oli plaanitsetud, et vastu seda suut šingi ja šekseri poodi olevat just uus šeksi pood tehtud. Ja tema läks ainult sisse natukene, no korraks vaatama. Issakene õhkas tädi. No nii ilusad asjad. Pesu nagu unenägu. Kujutad ette, muidu roosa, aga kõige erootilisemate kohtade peal must pits. Ossin šingi ja šekseri asemel šekspesu, Hongkongi oma, 100 grammi eine šinki sain ka Rakvere oma. Mul vajus karp täitsa lahti. Aga siis ma mõtlesin, nii vana naine tahab ju ka natuke õilmitseda. No pane oma šekskombinesoon vähemalt selga, kaunistad meie õhtut. Tädi panigi. Ta kõht pitspükste sisse ära ei mahtunud. Kohe mitte sinna poolegi. Kõik see ereroosa ime jäi nagu põlvede kohale pidama. Ja mitte üks naks kõrgemale ei tõusnud. Tädi sikutas küll, aga see hakkas tõmblused kärisema. Siis kuulutas tädi, et ega nii ilusad püksid ei peagi päriselt jalga mahtuma. Peaasi, et põlved on soojad. Siis me proovisime tädi ülemist partiid tema rinnaosaga kokku sobitada. No partiiga sobis ainult rinnad jäid välja.
tädi ütles, et sa tõmba otsad selja tagant kokku, ma püüan eest ise toppida. Ma olen endine maanaine, ma hobuse rinnuse rihma küll kinni kiskunud. Hobuse rinnuse rihma ma olen kinni saanudki, aga tädi šeks rinnahoidjat mitte. Siis panime õlapaeltele 1,5 meetrit pikendusse ja otsad enam-vähem kokku. Sa poiss, ma tulutsin toa ära, panin uue vakstu lauale ja parasti siis, kui ma olin apelsini vesiroosi kujuliselt lahti küünistanud ja tädi kääridega Isabellat avas, kõlas ukse kell. Uksel seisis ei keegi muu kui majavalitsuse insener Prokopti. Naised, täna teeme suure peo. Ma kuulsin, et neile, kes alla elatusmiinimumi palka saavad või raha saavad, makstakse tulumaks tagasi. Ostsin sinitigusid või kastmes 89 krooni eest sain 7 tigu. Oleks konnakoibi ka ostnud, aga 90 krooni tuli puudu. Sa poiss, meie pidu oli nagu 1001 muinasjutt, meil oli kõike. Malaisia sinitigusid, Moldaavia parmatuhat, Rakvere einešinki ja meie kõige tipuks meie pidu kroonis tädi oma ereroosas mustade pitsidega Hongkongi šekspesus. Allala! Hommikul, kui silmad avan, tunnen miskit rõhub mind. Peas on kummaline tunne ja valupisteid täis on rind. Ja siis meenus mul see viis, eilne pidu ja blondi. Kuuskannu, see oli minu piir. Kuuskannu, see kusele mind viis. Kui ma kusel ära käisin, tundsin püksisäär on märg. Hiljem selgus, et mul nööbi sootuks avamata jäi. Ja siis meenus mul see viis, eilne pidu ja blondi. Ja need viimased Kuuskannu, see oli minu piir. Kuuskannu, see kusele mind viis. Poolkannu, see oli naiste piir. Poolkannu, see kusele neid viis. Sajani on kõige parem joon. Susanin on kõige parem juus.
Kahjuks kiputakse silmaringi kitsus tihtipeale kompenseerima lõugade laiusega. Täiesti puhas vesi on teadagi maitseta ja lõhnata. Samade omadustega peab olema ka eurostandarditele vastav täiesti puhas toit. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. Vahepeal loobitakse pidevalt pori. Bensiin on meil küll pliivaba, aga hinnast nähtuvalt küll märkimisväärse kullasisaldusega. Kui palk on sant, siis töö lonkab. Jumalaga jätmine on kuradile saatmise viisakas vorm. Eestlaste rahvustoit on kama ja rahvuslik mõtteviis üks kama kõik. Darwinistide arvates tõi ahvi puu otsast alla töö. Ta hakkas saagima oksa, mille listus. Andmed selle kohta, et ma töö ajal lakke sülitan, on küll laest võetud. Isegi suurimas hädas leidub ikka keegi abivalmis inimene, kes on valmis heitma sulle päästva nööri otsa, mida kaela sõlmida. Oma üllatuseks pean tõdema, et minagi löön turumajanduses läbi kogu oma raha. Üle varju, mis talle heidetakse, ei hüppa meist keegi. Meie liikluskultuur paneb isegi valgusvoori punastama. Kergemeelsusest raskejalgsuseni on üks ainus samm. Kui tüütu sääsk istub su laubal, siis ära palu, et issanda välk teda tabaks. Kes pasunasse paneb, see maksab ka muusika. Leninlikult. Iga köögitüdrukki võib riiki juhtida. Suppi kokku keeta ja vahtu kloppida oskab ning mustapesu pesemisegagi ei jää hätta. Suvorovlik. Raske valimistel. Kerge parlamendis. Iga vald peab toitma oma vaeseid ja seedima oma rikkaid. Tallinn tuleks ümber nimetada mõisakülaks. Kui võimuhull pumba juurde pääseb, siis on rahval peagi silmad märjad. Kokanduses kitkutakse enne kana ära ja alles siis keedetakse suppi. Poliitikas on kõik pahupidi. Enne keedetakse supp kokku ja siis hakatakse kana kitkuma. Igaüks peab oma risti kandma, kui tal pole just ametiautot, millega seda vedada. Annab jumal ameti, võtab ka mõistuse. Varganägu ei või isegi kaevule lasta, kukub kohe vett vinnama. Paadunud kurikaelal kasutab isegi südametunnistuse hääl vangla žargooni. Julge vaheleastumine on pool keredet. Õiguse jumalanna olevat pime, kuid näib, et läbi sõrmede vaadata suudab vajaduse korral temagi. Õige mees ei löö maaslamaja, vaid aitab ta enne peksmist ikka püsti. Kui mees teeb vabatahtlikult abielu ettepaneku, siis on ta kas silmini täis või kõrvuni armunud. Kes ei jõua õigel ajal jalga lasta, see peab kätt paluma. Pulmapäeval üksnes karjutakse kibe. Kibestumine ise tuleb hiljem. Kui jäme ots on naise käes, siis on mehel peenike pihus. Karu elab loomaias, potsakas ja muidu maias ja nii käib ta ringi uhka, 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 uhka. Metsas pole karu näha, metsas on tal küll näha ja nii metsas ta elab püsta, 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 püsta. Loomaaeda tahan ma, karu kaitsu tuduma, kahekesi õõs, kombis ja siis öös. Tule saa, nüüd loomaaeda ühes minuga. Ega küll ei karta karu, karul mitte mehe aru, jõudu jõpkub üle aru. Karu silmad on kui sudakoor, seal peidul pretsik karvatus ja hoor. Seal mõnidab koera, mõnidab kassi, mõnidab kahvi, kes seal tahvis, nüüd ainult karu armastab. Wow! Aeg läheb ikka edasi küll.
Eile seisin peeglis ja vaatasin. Vanasti kutsuti mind igale poole esinema. Aga nüüd tullakse juurde, vaadatakse saladuslikult 4 kanti ja küsitakse, kas te ei saaks tulla meie peole üllatuseks. Vanasti näidate 2 peaga vasikaid ja 250 kilo kaaluvad naisi ja olen mina siis ka nüüd nii kaugele jõudnud, et kõlbab ainult südaööl näidata ajapune pealt ära ja pidu võib edasi minna. Aga üldiselt muidugi olen ma meeldivalt üllatatud, kui mind Viljandi pallile kutsuti ja ega naine ei oleks. Võtame näiteks Nataša Rostova. Tema esimesest pallist tekkis ju sõda ja rahu. Aga minu kõikidest pallidest on tekkinud ainult sõda. Nagu nüüdki, tõstsin kogu riidekapi sisu mööda tuba laiali ja vana pilt. Mitte midagi ei ole selga panna. No kohe mitte midagi ei ole selga panna. Mees käis närviliselt riidehunikute vahel ringi, tõmbas suitsu järel endal silmades kuri sädelus. Meeste koha pealt on küll see asi lahjaks jäänud. Ei ole enam Tolstoisid ega Cäsar, ei Peeter Esimesi ega Rasputineid. Aeg on ümber saanud. Kirjanikest on järel veel ainult mutid, kassid ja undid ja intelligentidest Volkonskid ja Sipulskid. Mis pallis sellistega teed? Ainult jalgpalli. Kõrgemat spordimeisterlikkuse kooli. Kool on kõrgem, aga sport madalam. Öeldakse küll, et pall on ümmargune, aga nii ümmargune pole ta meie spordis küll veel olnud kui praegu. Aga nüüd selle palli juurde, mis algab nõrga B-ga. Vanasti olid kleidid maani, džentelmenid, oi. Aga nüüd on džentelmenid maani ja riietus pallide vahel niisugune, et ei saa aru, kas oled pallil või Tartu maratoni lõpetamisel. Suuskade järgi teed vahet. Ja tantsimine see käib ka mingi suusauisu käärsammuga. Või võtame ansamblid. No ütleme, panedki pika kleidi selga, teed soengu, paned ligimeelitamiseks prantsuse lõhna õlikõrva taha ja siis tuleb ansambel. Tennised jalas, välja veninud kampsunid, teksavestid, laigulised velvetid, ühesõnaga puusaagimisriietus. Ja kui siis saagima hakkavad, helimehel on ees mingi pulti 50 nupuga, mida ta keerab kord siit, kord sealt, nii tähtsa näoga nagu malemeister figuure, aga vaata seda ühte nuppu, seda tema ei puuduta, see on nii põhjas kui põhjas ja 2 keerdu peal ka veel. Solist vaeneke proovib ka laulda, aga no mida sa laulad, kui karjumist kui ei ole kuulda. Ainult sound ja feeling. Ja kui siis lõpuks vaheaja teevad, langeb saalis õhurõhk kohe tunduvalt. No, nüüd võib mõnigi siin saalil mõtelda, et kuule vanamammi, pane nüüd oma suu mul kõige kinni, mine koju tagasi ja vaatad telekast prillitoosi saadet. Või saage sõbrannaga nurgapealses kohvikus kokku ja võtke 10 korda läbi, et vanasti oli päike soojem, saiakoorik rõbedam ja oma esimese kingapaari saite 20-selt. Jah, võib-olla on teil õiguski. Ja sellepärast ma olengi üllatus. Lähen koju, võtan sõja ja rahu ning loen veel kord Nataša Rostova esimesest pallist ja mõtisklen sõjast ja rahust meis enestes, inimestes.
sa kuskile käid, kus on kiisukil kiiskas pilk, kus on laulumees lahke kilp, kuhu sinised haldjad kõik jäid. Varamas on Pinocchio, ma kannan sind hinges veel praegu ja kaugeid helgeid aegu lapsemeel eluteel püsi veel. Kui Liia Laats luges endale kirjutatud teksti ette Külitses oma esivanemate talus, siis Kati Murutar loeb endale kirjutatud teksti ette Maakodus Võrtsjärve ääres. Pealkirjaks on Head lapsed, need kasvavad sita peal. Ühes Olav Ehala kirjutatud laulus filmile Nukitsamees laulab ema, et head lapsed, need kasvavad vitsata. Hingelises mõttes jutt jumala õige, aga ihulises. Eestlased võiksid mäletada, et vanasti saadi põlluveeres maha. Lapsed kasvasid maatööd tegevate vanemate kõrval, mängisid, nagu jällegi laulus, sedapuhku Koidula sõnadele kirjutatus. Mängisid küll lille rohuga. Ja polnud see vanasti üldse nii ammu midagi. Mu 12-aastane poeg pidi hiljuti kirjutama referaadi Balti ketist. Meenutasime siis koos, miks meie tolles ketis ei käinud. Ei käinud sellepärast, et poja isa pani koos oma isa ja vennaga katust majale, kus me praegu elame, ja ema võttis põllul suhkrupeeti. Kutt ise kõhutas vao otsas, maitses peedilehti ja vihmausse ja tundis oma mõnekuisest elust rõõmu. Nii tema kui ta nooremad õed on kõik võinud vabalt mängida kivikeste, puulaastude või niidirullidega. Kõige sellega, mis moodustab normaalse elukeskkonna. Peenarde vahelt läbi minnes võivad lapsed vabalt vaost porgandi tõmmata, pükstesse puhtaks pühkida ja nahka pista. Minu meelest on sellisel moel kasvanud lapsed terved ja keskkonnaga kooskõlas. Ei saa iga tühja asja pärast düsenteeriat ega tatitõbe. Ja mida näidatakse meile nüüd televiisoris? Näidatakse mingi uue elukutse, mänguasjade testijate erialatööd. Selle elukutse esindajad saavad palka lausa võimatuseni absurdse päevatöö eest. Nad uputavad karvaseid kaisuloomi nii kaua pesuvänni, kuni vaestel eludel tulevad varem või hiljem karvad maha. Ja need saavad diagnoosi, ei ole turvalised. Mänguasjade testijad loobivad väikseid ratastega puuhobuseid seni vastu maad, kuni rattad tulevad alt. Fuih, ei kõlba, kõlab seejärel professionaalne otsus. Testijad lõhuvad väga asjatundlikult, mis tahes mänguasja algosadeks. Seejärel topivad neid juppe kunstkõrisse, mis peab kujutama lapse kõri. Ja kuna kummist kõril nagu ka kumminaisel pole aru peas ja ta ei hakka vastu, õnnestub sinna varem või hiljem mida iganes suruda. Ja see, mis iganes, pole seoses sellega euro. Kui vaieldakse teemal, kas Eestil on asja Euroliitu, toovad need, kes on eurostumise vastu, argumendiks selle, et Euroopa ühisesse turvakodusse kuuluvad lapsed on allergilised ja ei pea loomulikus looduses vastu. Et nende ümber ja ka sees on kõik nii steriilne ja kunstlik, et loodusesse sattumine on nende jaoks eluohtlik. Olgu selle eurondusega, kuidas on. Mina küll ei tahaks, et mu lapselastel kästaks ära unustada, et inimene on kõigest hoolimata loom. Et see, kui ta on oma eluolu võimatuseni ebanormaalseks muteerinud, ei tähenda, et ta pole loom. Tark küll, aga siiski. Ja varsti, kardan ma, laekuvad meie koduaedadesse keegid ametnikud Brüsselist, kes tulevad ära keelama herneid, ube ja võililenutte. Pole lastele turvalised. Meie korteritesse tungivad tegelased, kes saavad palka selle eest, et kontrollivad, ega majapidamises pole ometi nööpe,
pärleid, mansetinööpe, papagoitoitu või koerakrõvineid. See kõik on ju nii kohutavalt ohtlik. Mina hakkan sääraste Brüsselmanide käest ohjeldamatult trahvi saama, sest ma ei väsi kordamast. Head lapsed need kasvavad sita peal, mitte sünteetilise vati sees, kus millegagi mängidagi pole, kus pole võimalik inimeseks õppida.